Mina ütleksin järgmist, ma arvan, et inimesed eksisid. Ma ei kujutanud kunagi ette, välja arvatud juhul, kui neil oleks relvad, et nad teeksid sellise ülestõusu, sest nad on vägivaldsed inimesed. Nende niinimetatud juhtkond on väga vägivaldne, nad on mõrvarid, nad tunistavad, tapsid 52 000 inimest ja see võitleja on üks parimaid, jah, maadlusvõitlejad. Nad tapsid tema ja tema 2 sõpra ainult sellepärast, et nad rääkisid režiimist, mitte isegi väga halvasti. Hullud, tapke nad tapavad oma enda rahvast kuni. See tähendab vägivaldsed protestid Iraanis pärast seda, kui Trump pöördus Iraani rahva poole. Teherani tänavatel toimusid taas kokkupõrked, samal ajal kui Donald Trump ütles, et režiim peaks valmistuma uueks surveks Ameerika Ühendriikide poolt. Kõik oli kokku lepitud, kuid nad tühistasid kokkuleppe, sest avastasid midagi, mis neile ei meeldinud. Nad mõtlevad teisiti ja meie ei aktsepteeri seda. Me lihtsalt liigume edasi. Me ründame neid täna öösel. Me hävitame kogu nende võimekuse teha midagi, mis on seotud väinaga, Harlani väinaga. Ja ma arvan, et lõpuks kontrollime kõike ja see, mida nad teevad, on väga rumal, väga loll. Ja nad kohtlesid inimesi kohutavalt. Nad on tapnud 52 000 meeleavaldajat siiani. Meie andmetel võib see arv olla isegi suurem. 52 000 surnud tõeliselt kohutavas olukorras. Meie riik tahab neid aidata ja me tahame, et kõik läheks hästi. Meil on inimesed, kes on valmis, abivalmid ja võimelised aitama. See sõltub teist. Jumal õnnistagu Iraani, jättes režiimi kõrvale ja rääkides otse iraanlastega. Rahutused ei alanud välise käsu tõttu, vaid Iraani enda sees kogunenud surve tõttu. Kinnipeetud raha, hilinenud palgad, ebapiisavad pensionid, kättesaamatud ravimid ja valitsus, kes jätkab ressursside kulutamist relvadele ja liitlasrühmadele, samal ajal kui pered nõuavad esmavajalikku. Petetud autojuhid ja kliendid protestisid pealinnas. Patsiendid teatasid ravimite järskudest hinnatõusudest, õed kogunesid Shirazis ja Yazdis. Ja telekommunikatsiooni pensionärid tulid tänavatele Kermanshas, Iraani Kurdistanis ja Khuzestanis. Julgeolekujõud tungisid meeleavaldajatele peale ja teatati nuiade ning pisargaasi kasutamisest. Samal ajal teavitas Trump kongressi ametlikult. 7. juulil alustatud sõjaliste operatsioonide taas alustamine. Ta hoiatas, et uued löögid tabavad revolutsioonilise kaardiväe positsioone. Režiim püüab nüüd ohjerdada väljaspoolt tulevat sõjalist survet ja sisemist sotsiaalset mässu. See pani paljud iraanlased oma hirmu kaotama. Sest valitsus ei suuda oma enda elanikkonnale ei maksta ega kaitset pakkuda. Kuidas suudab Teheran tänavaid kontrolli all hoida, kui Ameerika Ühendriigid piiramisrõngast koomale tõmbavad? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle selline sisu meeldib, otsekohene ja ilma keerutamata, kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Kõige pingelisem olukord tekkis Teheranis, kus sajad Ayami, Iliali ja Montazi ettevõtetega seotud autojuhid ja kliendid kogunesid teist päeva järjest. Nad süüdistavad ettevõtteid makstud summade kinnipidamises ja sõidukite ning veaautode ostuga seotud tehingute tühistamises. Algul olid nõudmised majanduslikud. Kuid see omandas poliitilise kaalu, kui julgeolekujõud sekkusid, et grupp laiali ajada. Sotsiaalmeedias jagatud videotes on näha tõuklemist. Tormamine ja meeleavaldajad, kes karjuvad repressioonide vastu. Hei! Režiim teab, et rahalised protestid võivad kiiresti kasvada, sest need puudutavad töötajaid, perekondi ja väikeostjaid, kes on juba kaotanud usalduse pankade ja süsteemi poolt kaitstud ettevõtete vastu. Tervishoiukriis avas veel ühe rinde. Autoimmuunhaigustega patsiendid teatasid, et ravim, mida varem müüdi umbes 100 000 omani eest, hakkas maksma 32 miljonit omani. See hinnatõus muutis ravi osadele peredele võimatuks ja muutis ravimipuuduse avalikuks pahameeleks. See ei ole ainult paberil olev inflatsioon. Need on inimesed, kes sõltuvad pidevast ravist ja leiavad, et hind on 100 kordi kõrgem. Sissetulek ei ole hinnatõusuga sammu pidanud. See olukord paljastab Iraani valitsuse valiku.
ressursid suunatakse rakettidele, droonidele ja Teheraniga seotud relvastatud rühmitustele. Samal ajal peavad patsiendid protestima, et proovida ravimeid osta. Õed ja tervishoiutöötajad murdsid samuti vaikuse Shirazis. Töötajad kogunesid meditsiiniteaduste ülikooli ette, et nõuda palku, viivitatud hüvitisi ja paremaid tingimusi Yazdis. 12. juulil toimus meeleavaldus. See tõi kokku spetsialistid, kes teatasid mitme kuu pikkustest maksmata palkadest. Protestid tervishoiuasutustes ja nende läheduses on suurema riskiga, sest osalejaid saab valitsus kergesti tuvastada. Sellegipoolest läksid nad tänavatele ja kordasid, et eelistavad survele vastu astuda, kui taluda alandust, töötada ilma palka saamata. Kas teie või Ameerika või Iisraeli sõjaväed jõuate nende 3., 4. või 5. liini jäänusteni? Kas teate, kus nad on, et tappa? Ma tean, aga me ei taha sellest rääkida. Aga kindlasti jälgime seda, jah. Ma tean sellest teemast palju, aga ma ei arva, et oleks praegu sobilik sellest rääkida. Aga räägime nüüd sellest tõsiselt. Näiteks ründame neid täna õhtul jõuliselt ja ründame neid jõuliselt ka homme. Ja nad ei saa selle vastu midagi teha. Neil ei ole midagi peale suure suu. Jätkake samas vaimus, president. See oli väga hea, et ma seda tegin, sest ma sain nendega tuttavaks. Molbakal. Ja see on palju parem. Öeldakse, et ma olin mõistlik, aga ma sain nendega tuttavaks ja nad on hullud ja külmad inimesed. Trump astus sellele areenile, rääkides otse iraanlaste haavatavusest režiimi jõudude ees. Intervjuus 13. juulil ütles ta, et elanikkonnal ei ole relvi, et relvastatud riigiaparaadile vastu astuda ja hoiatas uute surmade ohu eest, kui rahvahulki rünnatakse. Varsti pärast seda lubas ta öösel ja järgmisel päeval Iraani valitsust jõuliselt rünnata. Ta ütles ka, et iraanlased peaksid valmistuma, sest Ameerika Ühendriigid on tulemas. See avaldus suurendas psühholoogilist survet Teheranile just siis, kui tänavad hakkasid taas majanduslike ja sotsiaalsete põhjuste tõttu elavnema. Valge Maja muutis ähvarduse samuti ametlikuks teoks. Trump saatis kongressile 10. juulil dateeritud teate, milles teatas, et operatsioonid olid 7. juulil taas alanud. Teate kohaselt algas uus faas pärast seda, kui Iraani valitsus rikkus 17. juunil sõlmitud memorandumit ja hakkas taas ründama kaubalaevu Hormuzi väinas. Ametlikult taasalustamist registreerides alustas Trump sõjapidamisvolitusi käsitleva seadusandluse raames uut arvestust ja tegi selgeks, et surve ei piirdu ainult sõnadega. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus kinnitas 13. juuli õhtul lõppenud 5-tunnise pealetungi. Sõjalisi sihtmärke tabati Busheeris, Shabaharis, Jaskis, Konarakis, Musas ja Bandarabaasis. Üle 50 000 Ameerika Ühendriikide sõjaväelase on jätkuvalt Lähis-Idas mobiliseeritud. Teherani jaoks tähendab see jõudude jagamist, rannikukaitse, baaside kaitse ja suurtes linnades protestide ohjeldamise vahel. Trump ütles veel, et memorandum Iraaniga oli kui katse ning Teheran kukkus läbi, kuna ei täitnud kokkulepet. Revolutsiooni kardivägi sai Ühendkuningriigis samuti diplomaatilise löögi. Briti valitsus teatas 13. juulil, et uute reeglite kohaselt, mis on suunatud välisriikidega seotud ohtude vastu, keelatakse toetada seda rühmitust. Reza Pahlavi toetas seda otsust ja ütles, et see samm tunnistab režiimi poolt Briti kodanikele ja huvidele kujutatavat ohtu. Pahlavi kutsus samuti lääneriiki üles suurendama toetust iraanlaste võitlusele vabaduse eest. Tema reaktsioon seob välise surve sisemiste protestidega, kuid ei varja rahutuste tegelikku põhjust – Iraani igapäevaelu. Tema läbirääkijate toodud vastastikuse mõistmise memorandum oli vaid näiline dokument. See oli loodud lagunema. See tehti katsetamiseks. See oli katse. Meie ei teadnud. Vaata, vastastikuse mõistmise memorandum ei tähenda eriti midagi lurjuste puhul ja ei tähenda ka palju ausate inimeste puhul, sest see on lihtsalt vastastikuse mõistmise memorandum. See ei tähenda suurt midagi. Ma ütlesin, sest vaata, see on seerio tavaline taktika. Kõigepealt tehakse vastastikuse mõistmise memorandum ja siis leping. Ma ütlesin, mine kohe lepingu juurde. See oli nagu test ja nemad ei olnud kohal. Nad ei pidanud testist kinni. Me olime seda juba mitu korda kokku leppinud. Ma ütlesin, jälgige, ma garanteerin ja nad ei täitnud seda kunagi. Teheran seisab silmitsi üha kitseneva valikuga.
revolutsiooni kardiväe üksuste tänavatele saatmine rahutuste mahasurumiseks nõrgestab sõjaliste rajatiste kaitset, mida rünnatakse. Kui ta hoiab need jõud keskendunud kaitses Ameerika Ühendriikide vastu, annab see võimaluse majanduslikele protestidele kasvada ja omavahel ühenduda. Politsei võib rahva hulki laiali ajada pisargaasi ja nuiadega, kuid ei suuda hindu rangetada, raha tagasi anda, meditsiiniõdedele palka maksta ega pensione taastada. Jassil näitab Iraani valitsus oma suurimat nõrkust. Nüüd peab ta vastama rahvale, kes nõuab toitu, palka, ravi ja väärikust. Režiim nõuab ohverdusi neilt, kes elavad Iraanis, samal ajal kui ta kaitseb oma enda võimu. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt ekraanil kuvatava PIX-võtme kaudu. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata. Aitäh!